Aastavahetusel kuidagi kogeme aega rohkem kui muidu. Üks number muutub ja aeg saab nagu nähtavaks meie jaoks ja kogetavaks. Saab kogetavaks ka see, et aja kõrval me oleme inimestena üsna sellised abitud. Vahel küll räägitakse ja on võimalik õppida aega juhtima, aga vist on tõsi see, et aega ei ole võimalik juhtida, on võimalik iseennast, oma toimimist ajas juhtida. Ja see aastavahetus tuletab siis meelde just seda ülesannet ja sageli ka seda, et tihtipeale me ei ole hästi hakkama saanud selle enda juhtimisega ajas. Ja nii mõnigi hetk kogeme seda, et oleme aega raisanud. Vaatame ettepoole uuele aastale ja küsime, et kuidas siit edasi, kuidas teha paremini, kuidas elada vastutustundlikumalt. Üldse, mis meist saab tuleval aastal ja tulevikus. Paljudel puhkudel ei taha leppida selle tõsiasjaga, et oma tulevikku me peame usaldades vastu võtma. Mitte arvates, et kõik sõltubki meist ja kuidagi täna me saame seda kõike enda kontrolli alla allutada, vaid me saame vastu minna eelseisvale üksnes usaldusele toetudes. Sest me ei tea, mis tuleb. Me vaatame tagasi mööda läinud aastale ja me ütleme, me ei oleks uskunud, et kõik sellised asjad hakkavad juhtuma, millest me täna oleme osa saanud ja mida oleme kogenud. Kuidas siis homsega? Vist on just seetõttu, et seda määramatust tuleviku suhtes on nii palju. Ka meie raamatu kaupluste riiulid lookas kirjanduse all, mis kõik tahab kuidagi meid ette valmistada tulevaseks. Keegi paneb tarokaarte ja ütleb, mida toob uus aasta. Keegi loeb horoskoope ja kirjutab siis selle põhjal, millega me peaksime arvestama. Ikka on kuidagi taustal see, kui saaks teada, siis äkki oleks parem sellele vastu minna. Aga tarkus on see, et kui me ka ei tea, võime olla julged. Kui sellise tarkuse saavutame, siis me ei pea kartma mitte ühegi muutuse ees ega ka tundmatu tuleviku ees. Risti inimese jaoks on eelseisev Jumala kingitus. Võib-olla tõesti on raske usaldada või leida seda usaldust elu vastu või selle maailma vastu, kui sul ei ole midagi muud, millele toetuda või mida usaldada, kui ainult sina ise. Sest see maailm on üks selline tundetu, anonüümne mass mateeriat, keda tegelikult ei huvita see, kuidas sinul läheb või mida sa tunned või mida sa mõtled või mida sa igatsed. Siis ei olegi kellelegi muule loota kui ainult iseendale, aga suurte kataklüsmide ja sõdade keskel usk iseendasse saab üsna kiiresti põrmustatud. See inimese väiksus, tühisus tuleb nii ilmselt esile. Kristi inimese jaoks ei ole see maailm üks anonüümne, tundetu ja tahtetu massmateeriat, vaid see on looja kingitus. Keegi on kinkinud
meile selle elu ja iga järgnev päev ja aasta on osa sellest kingitusest. Nii ei peagi me teadma, mida tulevik toob. Meil ei ole, see ei anna meile mitte midagi juurde. Oluline on see, et me täna suudame usaldada kõik eelseisva Jumala kätesse ja öelda, et ma võtan selle vastu tänumeeles, otsides seda jumalikku tahet, seda tarkust, millega ma tohin saabuvaid päevi ja aastat tervitada, nõnda, et ma selle keskel jään alles, et ma ei murdu, ma ei kaota julgust ja lootust, et ma ei lange meeleheitesse. Ma usaldan, et Jumal ei ole jätnud, Jumal ei ole ära läinud. Ta on siin, ta tegutseb jätkuvalt. Me püüame kõike, mis elu meile toob, vaadata just Jumala perspektiivist ja tema pilgu alt. Mida see tähendab? Mis oli see aasta 2022? Ja mida võiks tuua see uus aasta? Ja nõnda on tavaks, et iga aasta saab ühe juhtmõtte piiblisalmi. Mitte selleks, et kuidagi ennustada selle aastal toimuvat või seda juba ette kirjeldada, vaid et anda üks võimalus meile natuke teise nurga alt kõike näha ja vaadata. Oma elu ja seda, mida see aasta meile toob. Sageli selle teise nurga alt asjade vaatamine toob mingi lahenduse või sellise vabanemise ja rahu ja selguse. Siis me näeme rohkem. Ja just läbi pühakirja salmide või mõtete seda teist nurka otsides õpime nägema seda suuremat pilti. Ja mõistame, et need tragöödiad võib-olla, mida me ise oleme kogenud või mida inimesed meie ümber kogevad ja mida me ühiskonnana ka kogeme ja millest läbi läheme, ei ole mitte see kõige suurem asi, mille külge me oma elust peaksime klammerduma ja kinni jääma, vaid et kõigest sellest on võimalik ka läbi minna. Midagi on veel. Vaatame asjade taha. Möödunud aasta juhtmõte oli Johannese evangeeliumi 6. peatükist 37. salmist, kus Jeesus ütleb, kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. Ehk võiksime seda mõtestada nõnda, et kui keerulistel aegadel ja keeruliste olukordade keskel inimesed küsivad Jumala järele ja vahel ka kriitiliselt selle mõttega, et kus sa siis oled, siis Jeesuse vastus oleks, tule ja vaata. Uks on lahti, kõik on kutsutud, kes tuleb ja päriselt proovib koos Jumalaga oma elu käia, siis seda ei aeta välja, see ei pea pettuma. See ei pea kogema hüljatust. Tihtipeale kriitilised küsimused Jumala ja ka Jeesuse kohta esitatakse kõrvalseisjate poolt, nende poolt, kes ise pole kordagi sellest usu ja usalduse uksest sisse piilunud, ammugi sisse astunud. Või siis on läinud sinna väga selgete ootustega, mitte soovida leida Jumalat, vaid leida enda näolist Jumalat, sellist sobivat just minu jaoks. See
2022. aasta nimeline Jumala kingitus on varsti lõpuni lahti pakitud, siis mõtleme täna nendel viimastel aastatundidel veel sellele, nii isiklikku kui ka ühiskondlikku elu silmas pidades, kuidas see kõik on mind Jumalale lähemale viinud. Kõik, millest ma olen osa saanud, kuidas see on mulle avanud Jumalat. Ja kui ta seda ei ole teinud või ma tunne, et ta oleks teinud, võib-olla isegi mõtlen, et võib-olla ma olen eemale läinud pigem, siis täna on see koht, kus küsida, et aga kuidas ma saaksin ümber pöörata ja jätkata oma teekonda tõelise suunas. Et mind ei eksitataks ega hirmutataks eemale sellest, mis päriselt jääb, mis päriselt annab tagasi usalduse ja usu, võtta vastu igat tundi, igat päeva, kuud ja aastat siin selles ajas, kui taevaisa kingitust ja andi. Spetsiaalselt minu jaoks kasutamiseks antud aega. Tõesti, kui meil täna uue aasta veerel seistes on veel kuhugi mõtet minna, siis sellest lahtisest uksest sisse, mille Kristus on meile avanud. Sellest uksest, kust on võimalik leida usuallikas, see kindel alus, millele toetuda, usaldades kogu oma elu, aga ka järgnev ja uus aasta, iseenda, oma pere, oma lähedaste, kui ka kogu meie ühiskonna ja maailma jaoks. Kristus ütleb, tule, ma ei aja sind välja, tule ja proovi oma elu seada koos minuga ja sa ei pea pettuma. Aamen.